No tšau, kiire jutt. Vaata, vahepeal on hinges selline tühi tunne, jah, et nagu omast arust kõik on nagu hästi, aga hinges on nagu tühi tunne. Siis põhjus võib olla põhjuses, nii-öelda, miks me midagi teeme. Kui see põhjus, meie tegutsemise põhjus on peamiselt ainult hirm või mingi ellujäämine või ütleme staatus, ütleme staatus või mingite füüsilist ihade rahuldamine või mis iganes kujul, siis see tekitab tühja tunde. Ta võib hetkest hea tunduda korraks, aga ta jätab nagu sisse tühja tunde. Et see põhjus, miks me tegutseme, ükskõik mis tegu, ükskõik nagu igas hetkes, mis see põhjus, mis meid saadab, on see põhjus, see sama põhjus, kas see põhjus täidab meid seest või jätab tühja tunde. Jah. Ma nagu seda, kui ma praegu mõtlen sellele, siis ma loon nagu seoseid. See miks seal taga. Me võime teha täpselt sama asja. Me võime see tegu, mida me teeme, võib olla täpselt sama, pealt näha täpselt sama, aga sina võid olla täiesti surnud seest ja õnnetu, aga mina võin täiega särada ja tulemused on ka erinevad. Miks? Sellepärast see miks on seal taga erinev. Ja üks tuleb see hingest, üks tuleb vaimust, üks tuleb missioonitundest, üks tuleb sellest kohast, teine tuleb ego kohast, hirmust. Üks tuleb armastusest, teenistusest, soov anda, teine tuleb hirmu tasandilt. Ja see määrab ka, see näitab ka siis inimese teadvuse taset, mis põhjusel ta tegutseb. Nagu kui küps ta on, nagu mis põhjus teda saadab. Et kui me oleme seest tühjad ja õnnetud, siis tasub ainult põhjus ära muuta ja see enesetunne ka muutub siis. Aga selge. Kõik head sulle.